tere! Täna räägime demograafilisest kriisist. Keskendume Saksamaale ja Lõuna-Koreale. Sest tegelikult väga vahet ei ole. See asi leiab aset kõigis lääne ühiskonnad, põhimõtteliselt kogus lääne ühiskonnas. Väljatud Ameerikas vist. Aga Ameerika on niisugune eripärane riik, kuhu kõik inimesed tahavad minna. Ja see on siis põhimõtteliselt sellepärast neil ei olegi demograafilist kriisi. Aga põhimõtteliselt kõikidel teistel lääne ühiskonna riikidel on. Ei ole vahet nagu, kellest me räägime. Aga põhimõtteliselt jah, on teemasid, mis nagu ei kõla eriti dramaatiliselt, aga mille tagajärjed võivad olla palju tõsisemad kui enamik nagu igapäevaseid poliitilisi skandaale. Või siis vastupidi, mõnede jaoks kõlab demograafiline kriis väga dramaatiliselt. Aga eks see oleneb inimesest. Aga ühesõnaga demograafia. Ehk lihtsamalt öeldes, kui palju inimesi ühiskonnas sünnib, kui palju inimesi töötab, kui palju inimesi vananeb ja kui palju inimesi lõpuks ülal tuleb pidada. See ei ole kõige huvitavam teema. Aga ning sellega tavaliselt ei võideta valimisi. Selle teema peale ei tehta ka eriti suuri loosungeid. Ja tõenäoliselt ei taha ükski poliitik väga ausalt öelda selle teemaga üldse tegeleda. Aga meie sellest teemast räägime. Et isegi poliitikud ei taha sellest rääkida, on see probleem, millega tuleb tegeleda. Jah, räägime siis Saksamaa ja Lõuna-Koreast. Tunduvad nagu esmapilgul väga erinevad riigid. See on Euroopa, suur majandus, vana heaoluriik ja Euroopa Liidu üks keskseid jõude. Teine on Ida-Aasia tehnoloogiline edulugu nii-öelda, mis seal on ka pop ja ka draama, Korea draama, Korea pop. Mis neil veel on? Samsung ja lihtsalt väga kiire majandusareng. Aga nende kahe riigi sees on nagu väga sarnane probleem. Liiga vähe lapsi, liiga palju vananevaid inimesi, liiga vähe töötajaid. Ja liiga palju süsteeme, mis on ehitatud eeldusel, et järgmine põlvkond on piisavalt suur, et kõik kinni maksta. Teen kiire kõrvalepõike. Pensionisüsteem on oma olemuselt püramiidiskeem. Ehk tuleb kogu aeg juurde saada uusi inimesi, kes sinna panustavad. Riigis näeb see välja, et kogu aeg peab tulema rohkem lapsi. Ehk siis populatsioon peab kasvama. Sest kui populatsioon ei kasva, variseb püramiid kokku. Aga näeme edasi. Et põhimõtteliselt see probleem ei puuduta ainult Saksamaad, Lõuna-Koread, nagu ma ütlesin varem, see on kogu lääne ühiskonna probleem. Lihtsalt mõnes kohas on nii-öelda
probleem juba aktuaalseks muutunud. Mõnes kohas on veel, mõnes riigis on veel aega. Aga nii-öelda see lõpptulemus on igal pool samasugune. Alustame Saksamaast. Et Saksamaa on üks maailma rikkamaid riike. See on endiselt suur tööstusriik, suure rahvaarvu, tugeva tööjõu ja väga helde sotsiaalsüsteemiga. Kuigi Saksamaa majandusel on juba praegu juba probleeme, siis tööstustoodang langeb, bürokraatia, aeglane kasv, roheprobleem, ettevõtted tahavad kinni panna ennast ja siis Hiinasse kolida või Ameerikasse. Hetkel veel, nende süsteem veel püsib. Aga oluline rõhk on sõnal veel. Saksamaa üks suurimaid saavutusi on olnud tema nii-öelda heaoluriik. Pensionid, ravikindlustus, sotsiaaltoetused, avalik teenus. Kõik see töötab seni, kuni on piisavalt inimesi, kes süsteemi sisse maksavad. Aga kui töötavad inimesi jääb vähemaks ja pensionäre tuleb juurde, siis hakkab süsteem väga kiiresti logisema. Saksamaa oli üks esimesi riike, mis industrialiseerus. Sellega koos langes ka sündimus üsna varakult. Viimased 55 aastat on Saksamaa sündimus olnud alla nii-öelda selle taastetaseme. Taastetasemeks loetakse 2,5 või midagi sarnast, 2,6. Ehk siis, kui sul on pere, siis keskmine pere peab saama 2,5 last. Jah, kõlab kuidas saab üks pere 2,5 last saada, tähendab seda, et lihtsalt pooled pered riigis saavad 3 last ja pooled pered saavad 2 last. Umbes seda see tähendabki. Ehk siis vähemalt pooled pered panustaksid populatsiooni kasvu. Saksamaal on sündimus 25. aastal oli umbes 1,4 last pere kohta. Naise kohta, pere kohta vastavalt, kuidas need terminid seal on. Lõuna-Koreaga võrreldes kõlab see isegi päris hästi. Aga tegelikult tähendab ka 1,4 nii-öelda sündimiskordaja rahvastiku pikaajalist kokkutõmbumist. Kui sündimus jääb 1,4 juurde, siis 100 sakslasel on järgmises põlvkonnas umbes 70 last. Nendel 70 lapsel on omakorda 49 last. Nendel 49 on 34. Ja 4. põlvkonnas on alles 24 inimest. Ja kui võtta, et põlvkonnaks on üks põlvkond on umbes 20 aastat ja ka väga palju aega ei kulugi selle jaoks, et kokku kukuks see süsteem. Ehk siis 4 põlvkonnaga kukub arv umbes 76%. Ja nüüd võiks keegi öelda, mis siis? Nagu inimesi ongi maailmas liiga palju. Vähem rahvast tähendab vähem suured keskkonnale, vähem tarbimist, vähem ummikuid ja nii edasi. Aga probleem ei ole ainult selles, et inimesi jääb vähemaks. Probleem on selles, et samal ajal elavad inimesed kauem. Ehk meil ei ole lihtsalt vähem inimesi, meil on palju rohkem vanu inimesi ja palju vähem noori inimesi. Ja see on hoopis teine teema. 26. aastaks on Saksamaa juba üks maailma vanimaid riike. Mediaanvanus on üle 45 aasta. Peaaegu 2/5 sakslastest on üle 50 aasta vanad. Peaaegu iga 4. on üle 65. Ja ainult umbes iga 8. inimene on alla 14 aastane laps.
see tähendab, et ühiskonna tasakaal on muutumas. Süsteemid, mis kunagi ehitati üles kasvava rahvastiku ja suure tööealise elanikkonna jaoks, peavad nüüd hakkama toimima kahaneva ja vananeva rahvastikuga. Ja neid süsteeme ei saa lihtsalt väiksemaks keerata. Kui inimesi jääb vähemaks, ei tähenda see, et kõik muutub automaatselt odavamaks ja lihtsamaks. Mõned asjad lihtsalt lähevad katki. Saksamaa nooremad põlvkonnad, et kuidas neid nimetati seal, milleniaalid, mis seal veel oli, Z-generatsioon ja neist nooremad nagu pärivad nagu väga ebamugava olukorra. Et 36. aastaks läheb pensionile umbes 13 miljonit Saksa babybuumi põlvkonna inimest. See on tohutu hulk inimesi, kes nagu lahkub tööjõuturult. Aga nende asemel ei tule piisavalt noori, sest see sama põlvkond ei saanud piisavalt lapsi. Juba 30. aasta paiku, 2030, võib Saksamaal olla nagu miljonit töökohti, mida lihtsalt ei suudeta täita. Vähem töötajaid tähendab vähem makse, vähem ressursse ja vähem inimesi, kes hoiavad ühiskonda koos. Siin ma teen väiksema kõrvalpõike. Et sama probleem on ka teistes lääneühiskondades. Aga võib-olla Saksamaad võib päästa üks asi, on see, et kõik teised Euroopa riigi kodanikud, mitte kõik, Euroopa Liidu kodanikud, kes on näiteks idablokist, kus palgad on väiksemad ja nõrgemad, lähevad lihtsalt 10 aasta pärast, mitte 10 aasta pärast, 5 aasta pärast Saksamaale tööle, kuna seal on mitte lihtsalt paremad palgad nagu praegu, aga palju paremad palgad, sellepärast et, kuidas öelda, töötajaid ei ole. Ja kuna neil on vaja töötajaid, siis nad lihtsalt on sunnitud tõstma palku. Või siis, kuna siin viimasel ajal on igasugused uudised, et Euroopa Liit tahab muuta India lastel sisenemise ja nii-öelda selle töömigratsiooni lihtsamaks, siis võib-olla lihtsalt tuleb hunnik, mitte hunnik, miljoneid indialasi siia meile tööle ja nii-öelda süsteemi elus hoidmas. Ja kui nemad tulevad, siis kohe kindlasti palgad ei lähe paremaks, siis lähevad palgad hullemaks. Sellepärast, et indialane on alati, mitte indialane, aga kolmandast riigist tulev töötaja, migrant on alati nõus odavamalt tööd tegema kui kohalik inimene. Aga jah, lähme edasi. Ehk siis 30. aasta paiku võiks samal olla juba miljoneid töökohti vabu. Ta lihtsalt ei suudeta täita. Vähem töötajaid tähendab vähem makse, vähem ressursse ja vähem inimesi, kes hoiavad ühiskonda koos. Ja see ei puuduta ainult abstraktset majandust. See tähendab pikemaid järjekordi, aeglasemaid teenuseid, vähem kättesaadavat arstiabi, rohkem ootamist. Lennujaamas oodata kauem oma pagasid, arsti juurde pääsemiseks oodata kauem aega. Avalikud teenused muutuvad aeglasemaks ja kallimaks. Aga kõige teravam probleem on pensionisüsteem. Saksamaal on nii nimetatud jooksvalt finantseerintav pensionisüsteem. See tähendab, et tänaste töötajate palgast makstakse sisuliselt tänaste pensionäride pensionid. Umbes 20%
töötajate palkadest liigub pensionisüsteemi. 1960. aastatel see mudel enam-vähem töötas, sest iga pensionäri kohta oli umbes 5 töötavat inimest. 24. aastaks oli see suhe langenud umbes 2,5 töötajat ühe pensionäri kohta ja 30. aastatel liigub see juba 2 töötaja lähedale ühe pensionäri kohta. Ja siin tuleb veel üks ebamugav detail. Umbes 10 aasta pärast pensionile jäämist hakkavad paljudel inimestel terviseprobleemid järsult kasvama. See on lihtsalt looduse poolt, seal ei ole midagi teha. Just nagu elu viimane veerand on tervishoiukulude mõttes nagu kõige kallim. Ehk täpselt samal ajal, kui töötajaid jääb vähemaks, kasvavad pensioni ja tervishoiukulud. Ja siin on see koht, kus matemaatikaga läheb raskeks. Ja kui juba aus olla, siis selle pensioni ja tervishoiukulude matemaatikaga oli ju parem ka raske. Saksamaa valitsused hakkasid pensionifonde maksutuludest toetama juba umbes 1970. aastatel. Et sisuliselt lükati pidevalt probleemi tulevikku ja seda on enam-vähem tehtud iga valitsuse ajal aastalt aastasse. Ja probleemiks on see, et tulevik on kohal. Me oleme juba jõudnud sinna, milleni need poliitikud kogu edasi lükkasid seda probleemi. Et 25. aastal kulutas nagu Saksamaa föderaalvalitsus umbes veerand oma aastasest maksutulust pensionisüsteemi aukude lappimiseks. Ja see on lisaks sellele rahale, mida töötajad juba otse pensionisüsteemi maksavad. Teisisõnu, umbes iga 4. Saksa maksueuro läheb pensionite maksmiseks. Rohkem kui haridusele, teadusele, infrastruktuuridele ja kaitsekuludele kokku. Ja see on päris karm. Rahva rikkust jaotatakse üha rohkem töötavatelt ja noorematelt inimestelt, vanematele ja pensionil olevatele inimestele. Ja kui beebibuumi põlvkond veel suuremas mahus pensionil liigub, siis surve muidugi aina kasvab. Ja, see raha võiks minna asjadesse, mis aitaksid noortel nagu peresi luua, näiteks seal mingi lastehoiule, eluasemele, madalamatele maksudele, soodsatele kodulaenudele, haridusele, infrastruktuuri või siis, ma ei tea, tulevikutehnoloogiatele. Aga selle asemel läheb tohutu osa riigi rahast süsteemi, mis teenindab peamiselt vanemaid põlvkondi. Ja iroonia on selles, et nooremad põlvkonnad ei pruugi ise kunagi sarnast pensioni saada. Antud hetkel on tähtis öelda, et need pensionärid ei ole süüdi. Süüdi on valitsus. Süüdi on poliitikud. Ja nii-öelda lõppkokkuvõttes süüdi on kodanik, valija, keda ei huvitanud see teema, kes ei nõudnud, et poliitikud sellega tegeleksid. Ja nüüd nad naudivad nii-öelda oma tööde vilju. Aga jah, praegune süsteem töötab nagu beebibuumi põlvkonna jaoks seetõttu, et nende vanematel oli rohkem lapsi
inimesed surid varem, ja Saksamaa majandus kasvas kiiresti. Probleem süvenes üsna aeglaselt ja seda oli võimalik nagu üpris kaua edasi lükata. Aga me oleme jõudnud olukorda, kus tänastel noortel enam seda luksust ei ole. Võiks öelda, et olgu, kui riiklik pensionisüsteem on halb, siis noored peaksid ise pensioniks säästma. Teoorias muidugi. Praktikas on see Saksamaal väga keeruline. Eesti ja Saksamaa olukord on erinev, aga me ei räägi ainult. Saksamaa me toome lihtsalt näite nagu ühe riigina. Aga küsimus on selles, et kui paljudel teiste Euroopa riikidel on täpselt samasugune olukord nagu Saksamaal. Et jah, ühesõnaga Saksamaal on olukord keeruline. Keskmise töötaja maksud ja sotsiaalmaksed võtavad umbes 40% palgast. Kõrgemates maksuklassides võib koormus ületada 50%. Ja see on maailma üks kõrgemaid. Kui sellele lisada elukalliduse nii-öelda tõus ja aeglane palgakasv, siis on noortel ja keskealistel väga keeruline koguda piisavalt vara enda tuleviku jaoks. Üks olulisemaid viise vara kasutamiseks on näiteks oma kodu omamine. See annab nii-öelda kindlustunne, kogub, kuidas ma ütlen seda eesti keeles, väärtust. Ja vähendab sõltuvust nagu üüriturust ka. Aga Saksamaa suurlinnades on ka see muutunud paljude jaoks peaaegu nii-öelda kättesaamatu. Uusarendusi takistavad nii-öelda kohalik vastasseis, üha kasvavad ehitusregulatsioonid ja kallinevad ehituskulud. Samal ajal on viimastel aastakümnenditel Saksamaale tulnud miljonid inimesi juurde. Eluasemete pakkumine on nõudluses tugevalt maha jäänud. Ja tulemus on lihtne. Seal, kus noored tegelikult elada ja töötada tahavad, on üürida ja nii-öelda need kinnisvara hinnad väga kõrged. Isegi 2 hea palgaga inimese jaoks võib kodu ostmine olla väga keeruline. Sisuliselt ka nagu Tallinnas. Aga ja siin Saksamaa näitel ongi nagu see põlvkondade vaheline sotsiaalne leping nagu natukene ripakile jäänud. Et noored maksavad kinni süsteemi, mille vanemad põlvkonnad endale lubasid, aga nad ei saa ise samadel tingimustel nagu vara koguda, kodu osta ega ka tulevikku planeerida, sest ausalt öeldes ega neil pension ei ole väga midagi eriti kindlustatud. Ja poliitiliselt on neil vähe jõudu seda muuta. Räägime Saksamaast. Poliitiliselt on vähem jõudu, sest neid on lihtsalt rahvaarvu poolest vähe. Demokraatias muutub nagu demograafiline langus omamoodi tagasiside ahelaks. Kui eakad valijad on suurim ja kõige aktiivsem valijagrupp, siis poliitikud teevad poliitikat eelkõige nende jaoks. Mitte sellepärast, et poliitikud oleksid alati mingisugused kurjad geeniused, vaid sellepärast, et nad oskavad hääli lugeda. Ja kui suurim hääleblokk on nii-öelda hallipäine, siis muutuvad ka poliitilised prioriteedid vastavalt. Selle tulemusel on noortel raskem luua vara, raskem osta kodu, raskem saada lapsi ja raskem uskuda, et süsteem töötab nende jaoks. Ja see teeb demograafilise kriisi veel hullemaks. Saksamaa on muutunud ühiskonnaks, mis töötab vanade kasuks, sõltub noortest
aga teeb uute noorte inimeste nii-öelda loomise väga keeruliseks. See on üsna nii-öelda elegantne süsteem, kus eesmärk on endale pikemas plaanis jalga tulistada. Aga jah. Samas ei tähenda see, et vanematel inimestel oleks tulevik automaatselt mugav. Kui pensionisüsteem muutub jätkusuutmatuks, siis peavad paljud eakad töötama kauem, kui nad arvasid. Saksamaal räägitakse juba pensioniea tõstmisest 70 eluaastani ja veelgi kõrgemale. Umbes 20% pensionäridest elab juba praegu vaesuses. 30 aastatel võib see määr märgatavalt kasvada. Jah, kokkuvõttes kuulub suur osa Saksamaa varast nii-öelda vanematele põlvkondadele, aga see ei tähenda, et kõik pensionärid oleksid rikkad. Varandus on üpris nagu väga ebaühtlaselt jaotunud ning Saksamaal käib vaidlus selle üle, kas ja kui palju peaks nagu jõukam inimesi rohkem maksustama ja töötajate koormust vähendama. See on nagu eraldi suur vaidlus ja sellest detailidest ma praegu ei lähe. Aga isegi kui maks tõsta, ostaks see tõenäoliselt ainult aega, sest nii-öelda see auk töötajate maksete ja pensionikohustuste vahel on väga suur. Ja pensionid ei ole ainus probleem. Ka tervishoiu ja hoolekandesüsteemid võivad 30 aastatel muutuda üha raskemini rahastatavaks. Enamik tervishoiukulusi tekib elu viimases osas, mis on normaalne, loogiline. Ja just siis, kui nagu patsientide arv kasvab, kahaneb tervishoiutöötajate arv. Juhul kui nad meeletu koguses India migrante sisse ei lase. Aga Saksamaa riiklikus tervishoius võib eriarsti juurde saamine võtta juba praegu mitu kuid. Kui demograafiline surve kasvab, siis ei ole nagu raske ette kujutada, kuhu see edasi liigub. Võib-olla pool aasta, võib-olla isegi aasta oodad, et perearsti juurde saada näiteks. Eriarsti juurde, mitte periarsti. Aga eks teised lääne ühiskonnas on sama asi. Et kui meil Eestiski perearste jääb vähemaks või eriarste vahet ei ole, siis meil ka järjekorrad muutuvad suuremaks. Aga jõuame nagu järgmist teemani, et kas nagu migratsioon päästab olukorda? See muudab inimesi tavaliselt emotsionaalseks, vahet ei ole. Aga selles mõttes, paneme korraks selle kõrvale, et kas keegi on seal immigratsiooni vastu või poolt selle tähtsa hetke. Vaatame nagu ainult lihtsalt nagu küsimust, et kas immigratsioon saab rahvastiku kriisi ära lahendada. Vaatame puhtalt nagu majanduslikult, matemaatiliselt. Lühike vastus on see, et ei saa. Sest see võib lihtsalt nagu kriisi edasi lükata. See võib mõnda aega tagajärgi pehmendada. See võib aidata tööjõupuudust teatud sektorites. Eriti tervishoius ja hoolduses. Aga see ei lahenda nagu probleemi põhilist põhjust, mille pärast see tekkis. Kui riigi nii-öelda rahvastiku püramiid on juba alt kitsas, siis immigratsioon ei muuda seda püsivalt stabiilseks. Saksamaa puhul ei tee immigratsioon ühiskonda piisavalt nooreks. Paljude immigrantide sündimus ei ole kohalike nii-öelda omast oluliselt kõrgem. Ja isegi kui uutel tulijatel on alguses rohkem lapsi, kipub see paari põlvkonna jooksul kohaliku ühiskonna tasemele kohanema.
nad harjuvad nii-öelda hea eluga ära. Kui sündimus jääb väga madalaks, siis peab rahvastiku stabiilsena hoidmiseks pidevalt uusi inimesi juurde tulema. Aga siis vananevad ka need inimesed, kes juba tulid. Ja nende pensionite maksmiseks on vaja järgmisi tulijaid ja siis järgmisi. Sisuliselt on see lõputu nagu, kuidas ma ütlen, süsteem, kus tuleb uusi migrante juurde võtta. Ja isegi kui keegi peab seda poliitiliseks heaks ideeks, siis globaalselt ei ole see nagu pikemas plaanis võimalik. Sündimus langeb peaaegu kõikjal. Maailm hakkab ise noortest inimestest nagu tühjenema. Seega immigratsioon võib leevendada, aga ta ei ole nagu lahendus. Saksamaa peab oma demograafilise kriisiga nagu päriselt tegelema. Muidu hakkavad heaoluriik ja nende pensionisüsteem lihtsalt lagunema. Räägime Lõuna-Koreast. Et kui Saksamaa näide tundub üsna sünge, siis Lõuna-Korea on nagu sama probleem, aga veel ekstreemsemas vormis. Et Lõuna-Korea sündimuskriis on sisuliselt inimajaloo mõttes nagu erakordne. Et stabiilse rahvastiku hoidmiseks on vaja umbes, mis ma ütlesin, 25, ma vaatan järgi. Natuke eksisin. Stabiilse rahvastiku hoidmiseks on umbes vaja 2,1 last pere kohta. Naise kohta. 1950. aastatel oli Lõuna-Korea sündimus umbes 6 last naise kohta. 80. aastatel oli see alla 2. Ja 23. aastaks on see juba 0,72 last naise kohta. See on madalaim kunagi registreeritud näitaja maailmas. Ja pealinnas, Lõuna-Korea pealinnas, Soulis, oli sündimus veelgi madala. Umbes kuskil 0,55. Praktiliselt tähendab see, et umbes pooled naised ei saa lapsi ja teine pool saab 1 lapse. Kui see tase püsib, siis 100 lõunakorealasel on järgmises põlvkonnas umbes 36 last. Nendel 36 on omakorda 13 ja nendel 13 umbes 5. 4 põlvkonnaga muutub olukord, kus 100 inimesest saab 5. See ei ole enam lihtsalt rahvastik väheneb natukene. See on rahvastik kaob. Sest kui me võtame põlvkondade vaheks 20 aastat, näiteks erinevalt, statistikat vaatavad erinevalt, aga võtame 20 aastaseks, siis 80 aasta pärast on lihtsalt Lõuna-Korea rahvastik lännu. Aga eelnevalt tekib palju probleeme juba järgmise põlvkonnaga. Mitte juba 4 põlvkonna pärast, aga juba järgmise põlvkonnaga tekib väga palju probleeme. Jah, et juba praeguse Lõuna-Korea, siin on see Lõuna-Korea rahvastik. Juba praegusel, teeme väiksemaks ka. Juba praegusel nagu Lõuna-Korea rahvastiku püramiidis on näha, et 1-aastaste lapse kohta on umbes 4 50-aastast inimest. Ja nagu demograafis ikka, oli see kaua peaaegu nii-öelda nähtamatu probleem. Ei viitsi sellega tegeleda.
Lõuna-Korea rahvaarv on hiljuti olnud ajalooliselt kõrge, tööjõud on olnud suur, SKP on endiselt kasvanud ja kui väljaspoolt vaadata, siis nagu kõik tundub okei. Enamus rahvastikku on seal 69 kuni 25 selles piirkonnas on suurimad protsendid, kui graafikut vaadata. Aga kui graafikut vaadata, siis me oleme ka nii-öelda püramiidi tipus hetkel. Et siit edasi toimub ainult langus. Aga Lõuna-Korea on nii-öelda selle tipupunktis, kus edasi on ainult langus. Ja kui vaadata neid demograafilisi prognoose, siis sageli kasutatakse seal ÜRO stsenaariumi, madal keskmine ja kõrgem sündimus. Aga Lõuna-Korea puhul on ÜRO keskmised prognoosid minevikus olnud korduvalt nagu liiga optimistlikud. Seal mingi 22 ja 23 aasta vahel langes nagu sündimus veel umbes 8% nende prognooside, nii-öelda 8% rohkem kui ÜRO prognoseeris, aga seetõttu on nagu mõistlik vaadata madala sündimuse stsenaariumi, mis on viimasel aastal olnud tegelikkusele nagu lähemalt. Prognoosid ei ole loomulikult nagu kindel tulevik, aga suund on piisavalt selge. Et seda ei saa nagu lihtsalt ignoreerida. Et 60. aastaks võib nagu Lõuna-Korea rahvaarv olla vähenenud umbes 30%. Kui siit vaadata, siis jah, umbes kolmandik. See tähendab umbes 16 miljonit inimest vähem kõigest 35 aasta jooksul. Ja riigist põhimõtteliselt võib saada inimajaloo vanim ühiskond. Iga teine lõunakorealane on sel ajal siis umbes mingisugune 65 aastat vana. Alla 25 aastaseid võib olla vähem kui 1/10. Ja väikesi lapsi võib olla vaid umbes 1/100 inimesest. Kujuta ette riiki, kus tänavad on vaiksed, sest lapsi peaaegu ei ole. Koolid ja lasteaiad seisavad tühjalt. Terved ühiskonnad, terved piirkonnad on maha jäetud. Ja pool rahvastikust on eakad, sageli üksi. Või siis ülerahvastatud hooldekodudes. Ja väike vähemus tööealisi inimesi üritab kogu ühiskond üle hoida. See kõlab peaaegu nii-öelda müstiliselt, aga demograafiliselt ei ole see enam nagu mingi absurdne stsenaarium. Räägime natuke majandusest. 23. aastal elas umbes 40% üle 65 aastastest lõunakorealastest vaesuspiirist allpool. See number on juba praegu väga kõrge, aga 2060 aastaks võib praegu olukord isegi üpris leeblena tunduda. Lõuna-Koreal on praegu üks maailma suurimaid pensionifonde, väärtusega umbes mingi $630 miljardit. Aga prognooside järgi lakkab see 40 aastatel kasvamast ja võib 50 aastatel täielikult tühjeneda. Kui see juhtub ja pensione hakkama maksma töötavad inimesed otse oma maksudest. Pensionisüsteemi toimimiseks on üldiselt vaja vähemalt 2 kuni
3 töötajat ühe pensionäri kohta. Aga 60. aastal võib Lõuna-Koreas olla isegi nii-öelda väga optimistlike arvutuste järgi umbes 1 töötaja ühe eaka inimese kohta. Kui lugeda, töötatakse kõiki üle 15-aastaste inimesi. Ja noh, see on kriis, mis neid ootab ees. See on selles mõttes üpris kindel. Aga jah, töötajad ei suuda sellist nagu koormust kanda. Ja see tähendab, et eakate vaesus võib muutuda väga tavaliseks. Paljud vanad inimesed peavad töötama, isegi kui nad seda enam nii-öelda oma tervist tõttu väga hästi teha ei suuda. Aga isegi töö leidmine ei pruugi olla nagu lihtne, sest majandus ise võib selleks ajaks olla tugevalt nagu kahanenud. Või siis nad peavad konkureerima migrantidega. Majanduse suurus on üldjoontes seotud tööjõu suurusega. Suure majanduse jaoks on vaja inimesi, kes toodavad, teenuseid osutavad, tarbivad, loovad ettevõtteid, maksavad makse. Täna on Lõuna-Koreas umbes 37 miljonit tööealist inimest ja no SKP on umbes neil seal 1,7 triljonit dollarit. 60. aastaks võib tööealine ühiskond langeda vähem kui poole peale, ehk siis umbes 17 miljonit. Jah, tehnoloogia areng võib tootlikkust kasvatada, iga inimene võib tulevikus toota rohkem kui täna, aga isegi kui tootlikkus kasvab edasi, võib Lõuna-Korea majandus jõuda tippu nii-öelda 40. aastatel ja seejärel langeda pikaajalisse majanduslikku stagnatsiooni. Või noh, realistlikumalt püsivasse majanduslangusesse. On optimistlikumaid prognoose, mis nihutavad languse alguse nii-öelda 50. aastasse, aga need põhinevad pigem keskmisel demograafilisel stsenaariumil. Räägime sellest ÜRO stsenaariumist. Ja noh, ütleme niimoodi, et praegu ei ole väga palju märke, et Lõuna-Korea liiguks selle optimistliku variandi poole. Nii et sisuliselt on neil umbes 10 aastat veel nii-öelda majandusteoorias võib tõusta. See on tänu tehnoloogia arengule. Ja peale seda toimub neil mandumine. No jah, lisaks ei ole majandus ainult töötundide arv. Teadus, tehnoloogia ja innovatsioon sõltuvad väga palju noortest ja keskealistest inimestest. Sest just nemad toovad sageli uusi ideid, loovad uusi ettevõtteid, nihutavad nii-öelda nagu ühiskond edasi. Ja kui noorte arv järsult väheneb, siis väheneb ka ühiskonna nii-öelda uuenemisvõime. Ja riik jääb väga ebameeldivasse lõksu. Ühelt poolt peab ta üleval pidama tohutut hulka eakaid inimesi, teiselt poolt väheneb maksutulu, sest töötajaid on vähem. See tähendab, et tuleb hakata kärpima teenuseid, haiglaid, toetuseid ja muid süsteeme, mis seni on elu koos hoidnud. Infrastruktuur töötab ainult siis, kui inimesi on piisavalt. Kui väiksemad linnad ja maapiirkonnad tühjenevad, muutub nende ülalpidamine liiga kalliks. Riik hakkab tõmbuma nii-öelda suurlinnadesse ja nende ümber. Väiksemad kogukonnad jätakse tasapisi maha. Me oleme seda Eestis ka näinud, kus bussiliinid, postiteenus pannakse nii-öelda kinni väljaspool Tallinnat. Kõik väiksed kohad peavad ise saama hakkama või siis oma teenust saama
nii-öelda kõige lähimas suuremas nagu siukeses linnas või külas. No mitte külas, linnas, suurimas linnas. Aga jah. Ja noh, majanduslik pool on ainult üks osa probleemist. Et Lõuna-Korea näitel räägime edasi. Ühiskondlik ja kultuuriline muutus võib olla veel valusam. Juba täna elab umbes 20% korealastest üksi. Umbes 20% ütleb, et neil ei ole lähedasi sõpru ega sugulasi. 60. aastaks võib umbes pooltel 70-aastastel lõunakorealastel olla olukord, kus neil ei ole ei õdesi, ei vendi. Umbes 30% ei pruugi olla nagu lapsi. 25-35 aastased noored, täiskasvanud, võivad moodustada vaid umbes 5% rahvastikust. Ja paljudel neist ei ole samuti nii-öelda õdesid ja vendi. See tuleb puhtalt kõik sellest populatsiooni püramiidist välja. See tähendab ühiskonda, kus vanadel inimestel on vähe lähedast perekonda ja noortel inimestel on vähe pereliikmeid ning väike eakaaslaste ring. Üksindusest võib saada tohutu ühiskondlik probleem ja kultuuriliselt võib mõju olla samuti suur. 2000 aastal, milleeniumil nii-öelda, oli Lõuna-Koreas umbes 17 miljonit inimest vanuses 25-45. Nad moodustasid 37% rahvastikust. See oli põlvkond, mis tõi maailmale siis Korea popi, Korea draama, Korea toidu populaarsuse ja paljud muud, mida me nagu täna seostame Lõuna-Korea pehme jõuga. Prismasse minna, siis seal müüakse ka igasuguseid Korea toitu ja muid gaasilisi jooke. Aga 2001. aastal võib samas vanusegrupis olla vaid 5,6 miljonit inimest. See oleks ainult nagu 16% nagu rahvastikust. Et juba ühe aastaga on meeletu suur erinevus. 2000 aastal 25-45 vanusegrupp, 17 miljonit. Aasta hiljem on juba see sama vanusegrupp, 5,6 miljonit. Aga kui noori inimesi on nii palju vähem, siis kannatab ka nii-öelda kultuuriline energia. Traditsioonid, mida vanemad põlvkonnad tahaksid edasi anda, ei leia enam piisavalt noori kandjaid. Koolid, lasteaiad, ülikoolid jäävad tühjaks. Noorte kultuur ise muutub millekski nagu väga väikeseks ja nii-öelda veidraks ühiskonnaks. Lihtsalt selle tõttu, et eakaid inimesi nii palju ja siis nende kultuur domineerib. No, see on lihtsalt nagu, kuidas ütleme, see läheb nagu kultuurilise stagnatsiooni alla. Et vähe noori, vähe lapsi, siis nagu nende uued teemad ja uued mõtted ei leia nagu, ei kinnita kanda ühiskonnas. Aga Lõuna-Korea puhul on veel üks väga konkreetne nagu teema, on julgeolek. Lõuna- ja Põhja-Korea on tehniliselt endiselt sõjas. Ja ei ole välistatud, et see on nii ka 60. aastal.
praegu on Lõuna-Korea kohustuslik ajateenistus, täpselt nagu Eestis. Aga noh, seal on umbes see 18 kuud. Meil on natuke vähem. Aga kui noori mehi on palju vähem, siis muutub sama suurusega sõjaväe hoidmine palju raskemaks. Täna on umbes 5% sõjaväeealistest meestest kaitseväes. 60. aastal peaks sama arvu sõdurite hoidmiseks olema kaitseväes umbes 15% sõjaväeealistest meestest. See on tohutu koormus väikesele riigile, kus on nagu noorte põlvkond väike. Ehk demograafia ei ole ainult nagu pensionide ja lasteaedade küsimus, see on ka riigikaitse küsimus. Tuletan uuesti meelde. Näited on küll Koreast ja Saksamaast, kuid need probleemid leiavad aset, mõjutavad ja on omased ka kõikidele teistele lääne ühiskonna riikidele, kaasa arvatud Eestile. Aga noh, kas on üldse nagu mingisugune tagasiidee, et kui juba riik on demograafilises kriisis, et selle demograafilise kriisi probleem on see, et kui see juba täielikult kohale jõuab, siis muutub ka ta nagu väga raskesti tagasi pööratavaks. Oletame täiesti hüpoteetiliselt, et näiteks Lõuna-Korea sündimus 3-kordistub üleöö ja jõuab taastetasemele 2,1 last naise kohta. Ning näiteks müstilise kombel jääbki sinna. Siis isegi siis oleks 60. aastaks rahvastikupüramiid ikkagi väga ebaloomulik. Tööealisi inimesi oleks endist liiga vähe võrreldes eakatega. Isegi selles parimas välja mõeldud stsenaariumis oleks umbes 1,5 tööealist inimest üle 65 aastase inimese kohta. Ehk konkreetselt Lõuna-Korea puhul on see päris nüri olukord, sest neid väga midagi ei päästa. Noh, pikas plaanis on nagu taastumine võimalik, kui Lõuna-Korea suudab teha väga kiireid ja väga sügavaid ühiskondlikke muutusi, mis teeksid nagu laste saamis inimestele taas realistlikuks ja soovitavaks. Selles mõttes, et nagu inimesed ise sooviksid saada lapsi. Sest antud videos me ei rääkinud üldse sellest teemast, miks inimesed lapsi ei taha saada. Selle jaoks me teeme kunagi hiljem eraldi video. Kui vaadata nagu Saksamaad ja Lõuna-Koread koos, siis on muster üsna selge. Saksamaa probleem on heaoluriigi ja vananeva ühiskonna kokkuvõrge. Lõuna-Korea probleem on sama loogika, aga veel ekstreemsemas vormis. Mõlemas riigis on sündimus madal, mõlemas riigis kasvab eakate osakaal, mõlemas riigis langeb surve noortele ja töötavatele inimestele. Mõlemas riigis muutub kodu, pere ja majandusliku turvatunde saavutamine noortele järjest raskemaks. Ja mõlemas riigis on poliitiline süsteem üpris aeglane reageerima. Sest demograafia on ebamugav teema. Seda ei saa lahendada ühe seaduse, ühe toetuse või ühe kampaaniaga. See nõuab palju sügavamat muutust selles, kuidas ühiskond suhtub peredesse, lastesse
töösse, eluasemesse, pensionitesse ja nii-öelda põlvkondade vahelisse õigusesse. Ja nüüd oluline punkt. See ei ole ainult nagu nende kahe riigi probleem. 23. aastal oli Hiina sündimuskordaja umbes 1. Itaalias ja Hispaanias umbes 1,2. Saksamaal 1,4. Inglismaal ja USAs 1,6. Noh, 1,6 kõlab 0,72 kõrval peaaegu tervislikult. Aga see tähendab pikaajalist langust. 4 põlvkonnaga tähendab 1,6 sündimus umbes 60% vähemini uusi inimesi. Ja noh, 1,2 nagu Saksamaal tähendab umbes 87% vähem. Ja sündimuskordajad langevad paljudes kohtades edasi. Stabiilset taastumist ei ole näha. Probleemiks on see, et see toimub igal pool. Oleks ainult paaris riigis ja oleks see probleem. Aga kuna see toimub igal pool, siis ootab meid ees nii-öelda huvitavad ajad. Ja kõige kummalisem selle teema juures on see, et avaliku arutelu ei näi nagu probleemi tõsidust päriselt mõistma. Et eelmise sajandi avalikku mõtlemist domineeris ülerahvastuse hirm. Väga pikalt räägiti sellest, et inimesi on liiga palju, selle taustal nagu tunduvad inimesed, kes nagu räägivad vajadusest saada rohkem lapsi, kuidagi väga kummaliselt. Aga kui numbrid läbi arutada, siis tulevik tundub peaaegu liiga uskumatu, et seda tõsiselt võtta. Ja noh, seda pole varem juhtunud. Meil ei ole ajaloolist kogemust ühiskondadest, kus sündimus püsib pikalt nii madalala, rahvastik vananeb nii kiiresti ja samal ajal on ehitatud üles nii kallid sotsiaalsüsteeme. Seetõttu räägitakse madalast sündimusest sageli ainult tööjõupuuduse kontekstist. Et meil jääb puudu hooldajatest, arstidest, õpetajatest, inseneridest ja ehitajatest ja nii edasi. See on kõik tõsi, aga probleem on palju laiem. See puudutab ühiskonna elujõudu, kultuuri, majanduslikku jõukust, riigikaitset, pensioni, tervishoidu ja lõpuks seda, milline elu üldse järgmiste põlvkonda jaoks välja näeb. Kui ühiskond ei suuda end taas toota, siis ei ole see lihtsalt nagu majanduslik väljakutse. See on tsivilisatsiooniline probleem. Jah, kõlab suurelt, hirmuäratavalt, aga noh, see on reaalsus. Aga noh, mida nagu peaks tegema, et ma ei tea, ära hoida või paremaks teha, siin ei ole nagu lihtsalt lahendust. Demograafilise kriisi nagu päriselt lahendamine oleks nagu väga alus. See nõuaks ohverdusi kõigilt põlvkondadelt ja see nõuaks poliitikutelt ausust, mida nad tavaliselt väga ei armasta. Eriti kui valimised on jälle mõne nii-öelda nurga taga. Ja noh, Saksamaa puhul tähendaks see tõenäoliselt seda, et ei saa lõputult kulutada tervet veerandit riigi maksutulust pensioni aukude täitmiseks. Samal ajal kui noortel on raske kodu osta, peret luua ja lapsi kasvatada. Ei tähenda, et eakaid tuleks hüljata, aga see tähendab, et süsteem ei saa lõputult töötada nii, et noored maksavad järjest rohkem ja saavad vastu järjest vähem. Rohkem raha tuleks suunata peredele, eluasemesse, lastehoidu, haridusse ja päriselt tuleviku, loovatesse investeeringutesse. Lõuna-Korea puhul tähendaks see veel sügavat muutust. Töökultuuri, haridussurve, kinnisvara, soorollide, perepoliitika, kõik need asjad on nagu osa probleemist.
kui noored inimesed nagu vaatavad enda ümber ja näevad, et lapse saamine tähendab rahalist riski, karjäärilist nagu karistust, unetuid aastaid, ühiskondlikku survet, siis ei ole imelik, et nad ütlevad, et aitäh, aga ei, nad ei soovi. Ja kõige rohkem peab muutuma hoiak nagu laste ja perede suhtes. Praegu on paljudes arenenud ühiskondades tekkinud kummaline olukord, kus lapsed on kultuuriliselt justkui toredad, aga praktiliselt koheldakse neid kui nagu mingit luksuskaupa. Midagi, mida saad endale lubada siis, kui sul on piisavalt raha, piisavalt ruumi, piisavalt aega ja piisavalt närve. Aga kui ühiskond teeb laste saamise raskeks, siis ei tasu hiljem üllatuda, et lapsi ei sünni. Aga jah, lõpetuseks siis, et demograafia liigub aeglaselt, aga kui ta kord nagu liikuma on hakanud, siis on teda väga raske peatada. Saksamaa näitab, mis juhtub siis, kui vana heaoluriik põrkab kokku varaneva rahvastiku ja katkise põlvkondade sotsiaalse lepinguga. Lõuna-Korea näitab, mis juhtub siis, kui madal sündimus jõuab äärmuslikele tasemele ja kogu ühiskonna tulevik hakkab selle all nagu kokku tõmbuma. Need on erinevad riigid, erinevad kultuurid, erinevad süsteemid. Aga põhiprobleem on sarnane. Liiga vähe lapsi, liiga palju vananevaid inimesi, liiga suur koormus noortele ja liiga vähe poliitilist tahet, et seda ausalt nagu arutada. Me võime seda teemat ignoreerida, sest see ei ole mugav. Me võime rääkida ainult tööjõupuudusest ja loota, et immigratsioon või tehnoloogia lahendab kõik ära. Me võime uskuda, et kõik läheb paraneb. Aga demograafiline rong ei peatu. See lihtsalt sellepärast, et see on ebamugav teema. Ta liigub edasi. Küsimus on ainult selles, kas ühiskonnad saavad enne aru, mis neil nagu vastu tuleb, või märkavad nad seda alles siis, kui rong on kohal. Aga ma arvan, et see on kõik.